Kuidas Kleopatra maailma kontrollis? 30. augustil Ekristu langes Aleksandria lõplikult Octavianuse vägede kätte. Octavianus oli Rooma juht, keda hiljem tunti kui Augustus. Marcus Antonius oli samuti surnud. Rooma kontrollis nüüd Egiptust ja Kleopatra oli omaenda palees vangis. Kleopatra teadis, mis teda tõenäoliselt ees ootab. Teda võidakse viia Rooma, näidata rahvale ja teha temast elav sümbol Egiptuse kaotusest. Kuninganna jaoks ei ole see lihtsalt vangistus. See on avalik alandus ja selge sõnum, et tema võim on lõppenud. Mõne päeva pärast leiti Kleopatra surnuna koos oma 2 kaaslasega, Airase ja Charmioniga. Selle tõttu levis lugu, et ta lasi end hammustada mürgisel maol, mis oli salaja korvi sisse pandud. See on versioon, mis sai kuulsaks maalidel, raamatutes, filmides ja lugudes tema kohta. Kuid on üks suur probleem. Keegi ei tea, kas see tõesti juhtus nii. Tema surma kohta kirjutatud jutustused pandi kirja pärast sündmust. Ja ka iidsed kirjanikud ei rääkinud sellest ühtemoodi. Plutarchose sõnul ütlesid mõned, et kasutati madu. Kuid ta kirjutas ka, et toas ei nähtud ühtegi madu. On ka lugu, et tema käsivarrel nähti 2 väikest jälge või märki. Kleopatra puhul ei ole aga selge, kust need tegelikult pärinesid. Mõned teised iidsed allikad ütlevad, et ta võis kasutada mürgist salvi. Võimalik on ka, et mürk pandi tema kehasse väikese ja terava esemega, näiteks nõela või juuksenõelaga. See tähendab, et isegi Kleopatra ajale lähemal elanud inimestel ei olnud ühtset ja selget vastust, miks ja kuidas ta tegelikult suri. Samuti ei saa kindlalt öelda, et Egiptuse kobra tappis ta, sest selline madu võib kasvada üle meetri pikkuseks ning seda on ohtlik kaasas kanda ja kontrollida. On raske tõestada, et see suudeti peita väikesesse korvi ja viia kohta, mida valvasid Rooma sõdurid. On veel üks küsimus. Kuidas suutis see madu peaaegu samaaegselt tappa Kleopatra ja tema 2 kaaslast? Mitte iga mürgise mao hammustus ei sisalda piisavalt mürki. Samuti pole kindel, et madu hammustab kohe iga inimest, kellele teda lähedale viiakse. Kui kasutati ainult ühte madu, on raske kindlaks teha, kas see suudab 3 inimesele surmava koguse mürki välja lasta. Ja vastupidiselt sellele, mida filmides sageli näidatakse, ei põhjusta kobrahammustus alati kiiret ja vaikset surma. Selle mürk võib rünnata närvisüsteemi ja järk-järgult nõrgestada lihaseid. Ohvril võib olla raske neelata, näha, liikuda ja hingata. Rasketel juhtudel võib hingamine täielikult seiskuda. Kas on siis võimalik, et madu tappis tõesti Kleopatra? Jah, see on võimalik. Kuid meil pole piisavalt tõendeid, et seda kindlalt väita. Kindlam on öelda, et tõenäoliselt suri Kleopatra mürgistuse tagajärjel, kuid me ei tea täpset viisi, kuidas see juhtus. See võis olla maohammustus, jook, salv või mürk, mis viidi sisse väikese vahendi abil. Selge on ainult see, Kleopatra otsustas surra enne, kui teda oleks Rooma vangina viidud. Tema surmaga lõppes Ptolemaioste dünastia valitsemine ja Egiptus sai Rooma võimu osaks. Nüüd, kui tema surmaviis pole ikka veel kindel, miks on siis lugu maost nii kuulus? Põhjus on see, et Rooma eelistas lihtsat lugu. Lihtsam on rääkida, et Kleopatra suri mao tõttu, kui seletada, et ta oli tark kuninganna, kes ei tahtnud, et teda vaenlase vangina paraadil näidataks. Sellegipoolest, selle loo oluline osa ei ole ainult see, millist mürki Kleopatra kasutas. Veelgi tähtsam on, miks Kleopatra ei tahtnud, et ta elusalt kinni püütaks. Jätkame lugu. Octavianus soovis teda Rooma viia kui vangi. Rooma triumfi ajal näidatakse avalikkusele alistatud juhte, koos varanduste ja sõjas vangi langenud sõduritega. Octavianuse jaoks oleks elus Kleopatra olnud tema suurima võidu sümbol. Kuid kuninganna jõudis temast ette. Valajaloolase Plutarchose sõnul, kui Octavianus sai teada, et Kleopatra võib olla surnud, saatis ta kohe inimesed tema asukohta. Nad leidsid kuninganna lamamas, samal ajal kui tema 2 kaaslast olid samuti suremas. On olemas ka iidne lugu, mis räägib, et Octavianus kutsus kohale inimesi, kes olid kogenud madudega ümberkäimises, et proovida mürki eemaldada, aga nad ei suutnud enam Kleopatrat päästa. Me ei tea, kas iga detail on täpselt tõsi, sest need ülestähendused kirjutati pärast tema aega ja nende lood ei ole ühesugused. Selge on see, et Octavianus ei saanud elusat vangi, keda ta soovis. Selle asemel, et teda Roomas paraadil näidata, suri Kleopatra kuningannana ja maeti koos Mark Antoniusega.
Süveneme arutelu veelgi, kes siis tegelikult oli Kleopatra. Filmides kujutatakse teda sageli naisena, kes lootis ainult oma ilule, et kontrollida võimsaid mehi. Aga tegelikult ei ole see kogu lugu. Meil ei ole ka piisavalt tõendeid, et teada tema täpset välimust. Tema nägu vanadel müntidel on terava ja veidi kaardus ninaga ning tõsise ilmega. Kuid neid münte ei tohiks võtta nagu tänapäevaseid fotosid. Vana ajal kasutati müntidel olevat nägu ka poliitilise kuvandina. Sageli kujundati see nii, et näeks välja tugev, võimas ja valitsejaks sobiv. Mõnel mündil on isegi Kleopatra ja Mark Antoniuse näod peaaegu ühesugused, et näidata, et nad on poliitiliselt võrdsed partnerid. Seega ei saa me öelda, kas Kleopatra oli ilus või mitte, ainult müntide põhjal. Kleopatra ei pärinenud vanast Egiptuse kuninglikust perekonnast. Ta kuulus Ptolemaioste dünastiasse, mis oli Makedoonia-Kreeka päritolu perekond. See dünastia sai alguse Ptolemaiose Rižõmdest, kes oli Aleksander Suure üks kindralitest. Pärast Aleksander Suure surma sai Ptolemaios Egiptuse üle kontrolli. Sellest ajast alates valitses tema perekond riiki peaaegu 300 aastat Ptolemaioste kuninglik perekond. Oli tuntud ka sugulastevaheliste abielude poolest. Oli kuningaid ja kuningannasid, kes abiellusid omaenda õdede-vendadega, et troon ja rikkus jääksid perekonda. Tegelikult ei olnud Kleopatra päritolu täielikult Kreeka. Tema isa suguvõsa oli tuntud, kuid pole kindel, kes oli tema ema. Seega on osa tema esivanematest, kelle kohta me ei saa midagi kindlat öelda. Tõeliselt imetusväärne Kleopatra juures oli tema haridus ja juhtimisoskus. Plutarkose sõnul oskas ta rääkida mitmes keeles ja kasutas harva tõlki, kui suhtles väliskülalistega. Väidetavalt kuulusid nende keelte hulka Egiptuse keel ja mõned naaberriikide keeled. Tema Egiptuse keele õppimine oli väga oluline. Paljud varasemad Ptolemaioste valitsejad juhtisid Egiptust, kasutades kreeka keelt palee ja valitsuse peamise keelena. Kleopatra õppis aga rääkima nende inimeste keelt, keda ta valitses. Me ei saa täpselt kindlaks teha, kui palju keeli ta oskas, aga on selge, et ta kasutas keelt poliitilise tööriistana. Tal oli lihtsam suhelda saadikute, ametnike ja inimestega, kes olid pärit tema kuningriigi erinevatest osadest. On ka teateid, et ta tundis huvi meditsiini, filosoofia ja teiste õppevaldkondade vastu. On olemas mõned iidsed meditsiini ja kosmeetika teemalised kirjutised, mis kannavad Kleopatra nime. Kuid pole selge, kas just kuulus kuninganna ise need kirjutas. Vanas maailmas oli palju naisi, kellel oli sama nimi. Ta kasvas üles Aleksandrias, mis oli üks olulisemaid hariduse ja teadmiste keskusi vanas maailmas. Ning ta sai hariduse, mis oli sobilik kuninglikule valitsejale. Kleopatra oli samuti rikka, kuid ohustatud kuningriigi valitseja. Ta pidi hoolitsema toidu, maksude, kaubanduse, sõjaväe ja Egiptuse suhete eest Roomaga. Laiad Niilusäärsed alad andsid neile väga palju teravilja. Seetõttu oli Egiptus kogu Vahemere piirkonnas väga tähtis. Kleopatra teadis, et tema kuningriik ei suuda Roomat otseses lahingus võita. Rooma armee oli suurem, nende sõjavägi oli organiseeritum ja neil oli laiem kontroll territooriumite üle. Seetõttu kasutas ta teistsugust relva. Ta lõi liite. Ta sõlmis kokkuleppeid Rooma kõige võimsamate juhtidega. Ta kasutas Egiptuse rikkust ja toitu, et oma trooni säilitada. Ja ta püüdis muuta oma kuningriigi oluliseks nende inimeste jaoks, kes võiksid seda kaitsta. See ei ole lihtsalt armastuslugu. See oli võitlus selle nimel, et Egiptus jääks vabaks ajal, mil Rooma muutus üha võimsamaks. Ja kui diplomaatia rikkus ja poliitilised liidud enam ei piisanud, oli Kleopatra sunnitud silmitsi seisma vaenlasega, keda ta enam lahinguväljal peatada ei suutnud. Kule Egiptust ei olnud enam võimalik sõjaliselt päästa, muutusid Kleopatrale olulisemaks sümbolid, sõnad ja poliitiline strateegia. Ja siin tulebki mängu kobra. Vana-Egiptuses nimetati kuningate ja kuningannade kroonil seisvad koobra tureiuseks. See oli kuningliku võimu ja jumalanna Vadjeti kaitsesümbol. Egiptlaste jaoks oli selle sõlum selge. Inimene, kelle kroonil oli koobra, omas õigust valitseda ja teda kaitsesid jumalad. Seetõttu on lihtne mõista, miks lugu Kleopatra surmast koobra tõttu nii mõjukaks muutus. See sobib Egiptuse kuninganna kuvandiga. Sellest hoolimata on Kleopatraga seotud veel üks vastuoluline lugu. Mõnede iidsete allikate kohaselt uuris Kleopatra enne oma surma erinevate mürkide mõju vangidele, kellele ta oli surmanuhtluse määranud.
väidetavalt tahtis ta teada saada, milline meetod on kõige kiirem ja vähem valulik. Pole kindel, kas tal tõesti oli salajane labor või kas ta tõesti katsetas mürke. Selge on vaid see, et ta valmistas ette viisi, kuidas mitte elusalt vangi langeda. Sellest hoolimata suutis ta enne Egiptuse langemist peaaegu 20 aastat oma võimu säilitada, isegi kui Rooma muutus üha tugevamaks. Ta ei saavutanud seda ainult oma ilu tõttu. Plutarhose sõnul olid Kleopatra puhul märgatavamad tema tarkus, hääl ja suhtlemisviis. Ta mõistis kiiresti, mida tema vestluspartner tahab ja vajab. Kui ta kohtus Julius Caesariga, oli neil mõlemal teineteist vaja. Kleopatrale oli Caesari abi vaja, et saada oma troon tagasi oma venna Ptolemaios 13. käest. Caesaril oli vaja, et Egiptus püsiks stabiilsena, sest see oli oluline Rooma toidu ja rikkuse jaoks. Neil tekkis suhe ja neil sündis poeg Caesarion, kuid nende liidu põhjuseks polnud ainult armastus. See oli ka poliitiline liit, mis oli kasulik mõlemale poolele. Kui Caesar tapeti 44 aastal Kristu, sattus Kleopatra positsioon taas ohtu. Võim Roomas jagunes ja üks tollaseid kõige mõjukamaid Rooma juhte oli Marcus Antonius. Kui Antonius kutsus Kleopatra Tarsusesse, saabus ta sinna võimsa kuningannana. Ta leitas, et Egiptus on rikas ja suudab anda raha, toitu, laevu ja sõdureid. Antonius vajas Egiptuse ressursse oma sõjaliste plaanide jaoks. Kleopatra aga vajas Roomas tugevat liitlast, et kaitsta oma kuningriiki. Seetõttu said neist liitlased. Hiljem said neist ka armastajad ja neil sündisid lapsed. Nende suhte põhjuseks polnud ainult armastus. Mõlemad vajasid võimu ja teineteise abi. Nende kahe kohta on üks kuulus lugu. Plinius vanema sõnul tegi Kleopatra väidetavalt Antoniusega kihlveo. Ta ütles, et suudab kulutada tohutu summa raha vaid ühe toidukorra peale. Väidetavalt võttis ta oma kõrvarõngast kalli pärli, pani selle tugeva äädika sisse ja jõi selle siis ära. Tõenäoliselt tegi ta seda selleks, et näidata Egiptuse tohutut rikkust, mitte ravimina ega energiajookina. Ta justkui näitas Antoniusele, et Egiptus ei ole tavaline kuningriik ja tema ei ole kuninganna, keda on lihtne käsutada. Siin tuleb välja Kleopatra tõeline jõud. Ta kasutas oma tarkust, haridust, oskust rääkida erinevaid keeli ning Egiptuse suurt rikkust. Aga samal ajal, kui ta lootis Antoniusele, tugevnes pidevalt nende teine vaenlane, kelleks oli Octavianus. Ja lisan veel, puuduvad kindlad tõendid selle kohta, et Kleopatra oleks kasutanud lõhnaõlisid Marcus Antoniuse mõistuse kontrollimiseks. Tõsi on see, et Egiptus oli kuulus parfüümide ja viirukite valmistamise poolest. Üks tuntumaid Egiptuse viirukeid oli kefa, mida võidi valmistada kanepist. See sisaldas veini, rosinaid, mürri, vaiku ja muid taimi. Seda kasutati templites, kodudes, ravimina ja usulistel tseremooniatel. Aga see ei olnud mingi salajane kemikaal, mis suudaks panna Rooma kindrali endale alluma. Kui Kleopatra kohtus Antoniusega Tarsuses, kirjeldavad iidsed allikad tema laeva kui väga uhket. Seal oli muusika, kallid kangad, tuled ja lõhnav suits. See polnud lihtsalt lihtne kaulistus. Ta näitas hoolikalt Egiptuse rikkust ja võimu. Ta teadis, et pelgalt kirja ja mõne saatjaga kohale ilmumisest ei piisa. Ta pidi Antoniusele muljet avaldama, et tema ees seisab kuninganna, kellel on raha, laevad, toit ja suur kuningriik, mis võib aidata tema sõjalisi plaane ellu viia. See mulje avaldamine oli tõhus, sest selle tulemusena sõlmis ta liidu Kleopatraga, kuna tal oli vaja Egiptuse ressursse. Nad mõlemad said sellest palju kasu. Kleopatra andis Antoniusele rahalist ja sõjalist toetust. Antonius aitas teda omakorda trooni säilitamisel ja mõnede Ptolemaioste kuningriigi endiste territooriumide tagasivõitmisel. See tähendab, et neid ei toonud kokku mingi salajane armujook. Mõlemal olid poliitilised eesmärgid. Ja see oli juba enne seda, ning kui Kleopatra külastas Roomat. Kleopatra elas Roomas koos oma poja Caesarioniga, kuni Julius Caesar oli veel elus. See oli tol ajal suur teema, sest oli välismaalane. Ja öeldakse, et Caesarion on Caesari poeg. Kuid ei ole tõsi, et ainult Kleopatra tõi teaduse ja uusi teadmisi Rooma. Enne tema saabumist olid Egiptus, Kreeka ja Rooma juba ammu teadmisi vahetanud. Selle selgeks näiteks on Rooma kalender. Enne kui Julius Caesar Rooma kalendri korda tegi, oli päevade arv vale ja see ei vastanud enam aastaaegadele. Seetõttu tuli lisada päevi või kuid.
ja mõnikord kasutasid poliitikud seda ära, et oma ametiaega pikendada. Aastal 46 Kristar korrastas Caesar selle süsteemi. Teda aitasid astronoomid ja matemaatikud, sealhulgas teadlane Sosigenes, keda tavaliselt seostatakse Aleksandriaga. Uus Juliuse kalender kasutas päikeseaastat, millel oli 365 päeva ja iga 4 aasta tagant lisati 1 päev juurde. See sai aluseks kalendrile, mida suur osa maailmast kasutas sajandeid, kuid selle kohta puuduvad ajaloolised tõendid. Ei Kleopatra, Sosigenes ega ka tema ise andnud Caesarile korraldust kalendrit muuta. Võimalik, et mõjutusi saadi Egiptuse ja Kreeka astronoomiast, kuid reform oli Caesari ja tema nõunike projekt. Ka meie kaasaegne kalender ei ole täpselt Juliuse kalender. Aastal 1582 parandati seda veel kord Gregoriuse reformi käigus, sest Juliuse aasta pikkuses oli väike viga. See ongi Gregoriuse kalendri päritolu, mida tänapäeval laialdaselt kasutatakse. Seega on meie tänapäevase kalendri pikas ajaloos osa Egiptuse ja Aleksandria teadmistest. On ka lugusid, mis räägivad, et Kleopatra õpetas Caesarile, kuidas valitseda nagu Egiptuse jumalkuningas. Tõsi on, et Caesar sai tohutu võimu. Teda nimetati eluaegseks diktaatoriks. Tema pilk pandi müntidele. Talle anti au, mis tekitas paljudes senaatorites muret. Kuid pole selge, kas ta tõesti tahtis kuningaks saada. Veelgi vähem on tõendeid selle kohta, et just Kleopatra istutas Caesari pähe selle Egiptuse idee. Isikliku võimu nimel võitlemine oli Rooma poliitikas juba ammu olemas. Enne kui Kleopatra saabus, oli Rooma juba läbi elanud kodusõjad, Sulla diktatuuri ja võimsate kindralite tõusu. Caesari tapmine 44 aastal Kristuren oli mõnede senaatorite hirmu tulemus, et ta hävitab vabariigi. See polnud lihtsalt ühe Egiptuse kuninganna mõju tagajärg. Pärast järjekordset kodusõda sai Octavianusest kõige võimsam juht. Ta võttis endale nimeks Augustus ja temast sai esimene Rooma keiser. Aga see ei tähenda, et ta lihtsalt kopeeris Kleopatra plaani. Ta hoidis hoolikalt alles vabariigi endised nimed ja ametikohad, kuigi tegelik võim oli tema käes. Ta ei nimetanud end avalikult kuningaks. Selle asemel esikles ta end rahu ja korra kaitsja rollis. Rooma keisririigi süsteem kujunes välja vabariigi enda poliitilisest kriisist. Rooma keisrid võisid kasutada mõningaid ideid ja sümboleid Egiptusest ning teistest vallutatud kultuuridest. Kuid see ei olnud üksainus süsteem, mille lõi Kleopatra. Egiptuse mõju Rooma kunstile, religioonile ja avalikele monumentidele on palju selgem. Pärast Egiptuse vallutamist tõid Rooma keisrid obeliske Rooma. Nad ehitasid ka hooneid ja kaunistusi Egiptuse stiilis. Nende jaoks olid need rikkuse, võimu ja Rooma impeeriumi kontrollitud ulatusliku territooriumi sümbolid. Tõesti. Territoryong kontrolado ng Roman Empire. Neid köitis Egiptuse jumalanna Isis, kuid tema kultus oli levinud juba enne Kleopatra surma. See jõudis Kreeka ja Vahemere kogukondadesse enne, kui see sai populaarseks Rooma impeeriumi erinevates osades. Isis muutus paljude inimeste jaoks köitvaks, sest teda seostati emaduse, kaitse, mere ja surmajärgse eluga. Sellel oli oma rituaalid ja tihedalt seotud usukogukond. Kleopatra kasutas samuti Isise kujutist, et tugevdada oma õigust kuningannana. Mõnel avalikult tseremoonial ja kuninglikul kujutisel esitles ta end jumalannaga seotuna või jumalanna elava kehastusena. Kuid see ei tõesta, et tema levitas kogu Roomas Isise kultust. Isise, kes hoiab Horust, ja Maaria, kes hoiab Jeesust, kujutised on sarnased. Aga see ei tähenda, et nad on sama religioon. Tol ajal oli tavaline kujutada ema, kes hoiab süles last. Egiptus, Kreeka ja Rooma vahetasid samuti kunstistiile, kuid nende kahe kujutise taga olevad lood ja uskumused on erinevad. Sama on ka usuliste juhtide riietuse, kepi ja mütsiga. Kuigi need võivad välja näha sarnased, ei tähenda see, et kõik oleks otse Vana-Egiptusest kopeeritud. Veel üks asi, millest sageli müsteeriumi tehakse, on suur Egiptuse obelisk Püha Peetruse väljakul Vatikanis. See on tõesti pärit Egiptusest. See toodi Rooma keiser Kanaani ajal, mõned kümnendid pärast Kleopatra surma. Esialgu paigutati see Rooma tsirkusesse, mis hiljem seostati keiser Neroga. Aastal 1586 lasi paavst Sixtus Veide selle viia praegusesse asukohta. Sellele lisati rist ja kristlikud kirjad. Seega ei ole see salajane tõend, et Vatikan kummardab Egiptuse päikesejumalat. See on endine Rooma monument, millele anti uus kristlik tähendus.
Tollal oli tavaline, et uus religioon või valitsus kasutas vanu hooneid ja esemeid uuesti, et näidata, et vana võim on asendatud. Samuti puudub igasugune tõend, et Püha Peetruse väljaku kuju oleks tahtlikult tehtud Egiptuse angi või võtmeaugu sarnaseks. Platsi kujundas Gian Lorenzo Bernini 17. sajandil, et luua avar ala usulisteks kogunemisteks. Octaviani kõige tõsisem isiklik probleem polnud mitte obeliskid ega valad jumalad. Selleks oli Kleopatra poeg Caesareon. Caesareon sündis 47 aastal e-Kristusel. Kleopatra kuulutas, et ta on Julius Caesari poeg. Teda tunnustati Egiptuse kaasvalitsejale, kuid Caesar ei tunnistanud teda Roomas ametlikult oma seaduslikuks pärijaks. Caesaril oli oma testamendis tunnustatud pärija, Octavianus. Pärast Aleksandria langemist saatis Kleopatra Caesareoni lõulasse, ilmselt selleks, et ta saaks Punase mere kaudu põgeneda. Plutarkose sõnul veendi ta tagasi tulema lubadusega, et tal lubatakse valitseda, aga seda ei juhtunud. Ajaloolased usuvad tavaliselt, et Octavianus lasi ta tappa. Ta oli küll veel noor, kuid tema nimi oli suur poliitiline oht. Kuni Caesarion oli elus, võisid Octavianuse vastased teda kasutada kui väidetavat Julius Caesari tõelist poega. Väidetavalt pärines ütlus, et liiga palju Caesareid on halb Octavianuse nõunikult. Võib-olla oli see lihtsalt sõnamäng, mille kirjutasid üles iidsed ajaloolased, kuid sõnum oli selge. Tulemuseks oli see, et Caesarion ei ilmunud enam kunagi elava valitsejana välja. Puuduvad usaldusväärsed tõendid selle kohta, et ta põgenes Indiasse, peitus Etioopias või et tal oli Euroopas salajane järeltulijate liin. Tema haua mitteleidmine ei ole tõend selle kohta, et ta oleks ellu jäänud. Paljusid haudu ja kehasid antiikmaailmast ei ole samuti leitud. Tema surmaga lõppes Ptolemaioste dünastia. Egiptusest sai Rooma provints ning Octavianus sai selle tohutu rikkuse ja viljavarude üle kontrolli. Kuid kuningriigi langemist ei põhjustanud ainult Rooma sõjavägi. Kleopatra ajal koges Egiptus poliitilisi konflikte, ränka maksukoormust, võlaprobleeme ja mitmeid aastaid Niiluse madalat veetaset. Kui Niiluse veetase on madal, saab vähem istutada ja toiduhinnad tõusevad. On olemas ka kaasaegne uuring, mis seostab Niiluse nõrku üleujutusi suurte vulkaanipursetega mujal maailmas. Pursete tuhk ja väävel võivad mõjutada vihma, mis sajab Niiluse allikatele. See ei kukutanud Egiptust, kuid nõrgendas majandust ja muutis valitsusel raskemaks maksude kogumise, inimeste toitmise ja sõjaväe rahastamise. Ka geenid ei olnud Kleopatra perekonna languse peamine põhjus. On tõsi, et Ptolemaioste kuninglikus perekonnas oli sugulaste vaheline abielu tavaline, kuid sellest ei piisa, et seletada nende kuningriigi kadumist. Nende suurem probleem oli Rooma. Sellel oli suurem sõjavägi, rohkem sõdureid ja laiem kontroll Vahemere üle. Kleopatra sõltus liitudest Rooma juhtidega, kuid need juhid olid samuti hõivatud omavahelise võimuvõitlusega. Aastal 31 enne Kristus kaotasid Mark Antonius ja Kleopatra Actiumi lahingus. Nad kaotasid suure osa oma laevastikust ja paljud nende liitlased läksid üle Octavianuse poolele. Pärast seda polnud neil Egiptuse kaitsmiseks peaaegu enam võimalusi. Kuid isegi kui Kleopatra kaotas, ei kadunud tema nimi ajaloost. Mitte sellepärast, et ta oleks salaja Roomat muutnud. Teda mäletatakse sellepärast, et ta kasutas oma tarkust, keeli, rikkust ja poliitilisi liite oskuslikult, et hoida oma kuningriiki nii kaua kui võimalik. Egiptusel on ka seos vabadussamba algse kontseptsiooniga. Enne kui Frederic August Bartholdi tegi vabadussamba, pakkus ta esmalt välja suure kuju Suessi kanalile. See oli Egiptuse naine, kes hoidis käes tuld. Projekt jäi ära, sest see oli liiga kallis. Hiljem tegi ta teise kuju Ameerika Ühendriikidele. Sellest sai vabadussammas. Need kaks kontseptsiooni on sarnased, sest mõlemad kujutavad naist, kes hoiab käes tuld. Kuid vabadussammas ei ole isise kuju. See on vabaduse ja Prantsusmaa ning Ameerika Ühendriikide sõpruse sümbol. Kleopatra loo jaoks pole vandenõuteooriaid vaja, et see oleks muljetavaldav. Ta valitses Egiptust peaaegu 22 aastat ajal, mil Rooma üha tugevnes. Ta kasutas oma tarkust, rikkust ja liite, et oma riigi iseseisvust kauem säilitada. Ta ei suutnud takistada Egiptuse vallutamist, kuid ka ajalugu ei suutnud teda unustada. Üle 2000 aasta pärast tema surma on Kleopatra endiselt tuntum kui Octavianus, Rooma juht, kes ta alistas.